vistab. Tavaline masinavärgi garaaži esine. Hästi palju kiireid, suuremaid ja väikseid autosid. Ja jälle alt vaatepilt. Muidugi ruumi on vähe nüüd. Tööpäev! Tööpäev! Meil on ka tööpäev. Meil läheb selle 2022 esimene automotiiv ja me lähme Porsche ringile Audrusse. Kuluvad ära. Viime Karliga siia natukene kaugemal ära, et siis pilti ja väikest videomaterjali saada. Google Maps ütleb meile, et grupp on selline 4,1 kilomeetri kaugusel ja iga hetk nad sealt peaksid tulema. Järvakandis teeme ühe kultuuripeatuse. Vahepeal liitus meil üks valge Porsche ka. Nüüd on meil kokku siis 4 Porschet ja suund on Porsche ringile, et kõik klapib. Läheb juba järgmisesse fotolokatsiooni ette ära. Ma veel imetlen neid 2 M2 ja siis hüppan Raiko peale. Ega sellest autost me ei ole veel rääkinud. Sellest autost me ei räägi ka liiga palju täna. Sellest autost me räägime täitsa eraldi. Aga te võite välja googeleda, mis asi on Peugeot 206 RC. Mitte remote control. Ja, ise tuleb sõita. Kiire tanklapeatus. Mehed juba räägivad, et pool paaki on kulunud. Ja kuhu see küte kaob. Jõudsin vahepeal Raiko autost BMW-sse, Jaanusega sõidan. Ja Jaanus, sa oled tegelikult meil ju sõitudel suhteliselt sage käia. Jaa, pean tunnistama, et mõnel üksikul olen ma ära olnud. Aga ma vist võin ennast täna lugeda juba siis... Sari osalejaks. Sari põhivarast on meil kartus. Ja. Et see on ju selline tore selline nagu ürituste sari, kuhu ma alati tahan tulla. Sest mulle meeldivad autod ja mulle meeldib nendega sõita ja see on just mulle nagu selline hea teraapia. Hea teraapia saada korra oma igapäeva virvarrist eemale ja siis... Jõudsime ilusti turvaliselt Porsche ringile kohale. Ja nüüd enne rajale minekut siis teeb Martin Rump meile väikse briefi, jagab enda näpunäiteid ja tarkusi siis ka meile. Ringraja võidusõitja, eelnevalt võib-olla teate mind rohkem Aasias tegutsenud. Olen seal mitu aastat teinud siis Audi tehase tiimis. Nüüd siis sellest aastast seda Porschega. Rajapiletid soetatud, kiivrid valmis. Martin teeb meiega esimesed soojendusringid. Ja nii üllatuslik kui see pole, meie seltskonnas tegelikult üks mees on, kes ei ole rajaga tuttav.
ja nii, et kõigil on midagi õppida, kes oskab kiiresti sõita, kes juba teab, mehed siin osad sätivad refirõhku, mina näiteks oma autol ei oska sellest üldse midagi arvata. Aga teeme esimesed 20 minutit ära ja siis saab teada. Sõidumeestel läheb? Kuule, väga tublid on. Nad on erinevate autodega, erineva sellise kogemusega sõitjad, et väga huvitav on töötada nendega koos ja ütleme, kõik on selgelt autohuvilised ja sellised asjaarmastajad, et ei ole niisama kuskilt metsast tulnud, et selles mõttes on nagu alati niimoodi meeldiv selliste inimestega koostööd teha. Tormi! No kuidas? Natukene rada ikkagi tolmab, aga vist ei sega? Kõvasti tolmab, aga juba on sõidetud vähemaks tolmu, nii et seal on päris okei. Ja auto töötab ilusti ja käed on soojad? Käed on soojad, sooja sai. Väga hästi. Päris lahe. Ei kõnni niisama, tuleb kommentaar ka anda. Päeva teine aeg praegult. Olen ületanud ootuseid iseenda jaoks ja ma olen väga rahul. Aga ma tahaks ikkagi põhjuseid saada. Porsche ringi päev on läbi, aga meie päev ei ole veel läbi. Ma ei ütle teile, mis juhtuma hakkab, ma tänan siin veel mehi. Kuna meil ajakavast on väike mahajäävus, siis me lähme praegu nii, et me lähme otse Karmo juurde. Ja kui me seal lõpetame, siis tuleme sinu juurde. Et põhimõtteliselt, kui ma sõidan teistel ees, nii-öelda juhtautoks oled, siis oled niimoodi, vahepeal raadiosaatjesse mingit infot, siis hommikul ennem jõudes ringrajale info, et millal sa jõuad. Ükskõik kui hästi sa ei planeeri, või siis mina ei planeeri, siis alati tekib ajakavas mingisuguseid nihkeid, mida sa pead teavitama ja tegema. Tegelikult meil ei ole üldse ju mingisugune meeletult suur üritus. Teistpidi, see on suht esimene või teine kord, kus sa tegelikult terve ise sõidad ka. Üldjuhul sa oled kõrvalistunud. Jaa, ma teen. Selles mõttes on nii-öelda eventi korraldades ma tihtilugu jätan ka selle võimaluse just, et ise lähen vägagi naudin. Minul on väga okei kõrval istuda. Et teised saavad autodega sõita, proovida. Meie saame neid pea igapäevaselt testida erinevaid asju. Ja millal ma olen ise roolis on soft-roadid. Seal ma muidugi ka viimasel väga nautisin, kui tormi sõitis ja ma sain nii-öelda kaardimajandamisega tegeleda, aga jah, seal mingid talvel paksu lume sees raadios saati ja kuskilt navigeerid, vaatad, et paras... Käed on tööd täis. Jah, käed jalad normaalselt tihedam kui ringrajal mul. Tööpäev. Tööpäev, jah. Meie jaoks on see tööpäev. Peale pikka päeva ringrajal, kus ma ei mäleta, mingi hetk saime muidugi, need olid maitsvad Stefani pitsat, me saame aru, miks inimesed seda armastavad, see on tõesti hea. Aga
Tori Siidritalu peremees Karmo toitis meie kõhud ära, nii kummaline kui see ka pole, aga autosport ikkagi siiski teie, kes te arvate, et see ei ole sport, see väsitab. Ja me lähme nüüd vaatama, mismoodi need asjad valmivad ja siia pudeli sisse saavad. Ja ma soovitan seda ka, et Risto ja mina aitasime sellisel asjal valmis saada nagu, kuidas see nüüd oli? Seppo sõbrad ja Eesti talud. Siin oli kõige esimene episood tehtud. Aga me lähme nüüd, lähme kuulamas, Karmo räägib. No mida sa teed? Vaata, ma olen alati öelnud, et need Vaagrupi autodel, mis on hea, selle laadjal on see kaabel vahetatav ja sul on kaasas 3-faasiline 16 ampri pesa ja nii-öelda see tavaline 220 nagu kodupesa, aga 16 ampriga laed tunduvalt kiiremini. Ja kuna siin Siidritalus Tori on 16 amprit olemas, siis nii kaua kui me tuuril oleme, siis paariks tunniks kasutame seda võimalust. Elektriautotel võlud ja valud. Võlu on see, et me saame seda e-troni laadida ju ükskõik kus ja eriti hea on veel, siin on just seesama 16 amprit olemas. Hästi, Risto. Jah, ramme edasi. Nii et ma ei mäleta nüüd. Ei olnud peale vajutud või? On küll. Siin pole ikkagi. Mis ta näitas praegu? Prosse ja range'i? Range oli 142 kilomeetrit. Nii? 45? No jämedalt, jah. Umbes. Ja tegelikult näitab täitsa täislaadimiseks selle pealt praegu veidi üle 6 tunni, aga kui me saame siin 2 tundi olla, siis on nagu easy peasy koju minekuks.